maailmameistrivõistlustele. Kus see toimub? See aasta need toimuvad Moskvas, Venemaal. Ja kes seal veel osalevad peale teie? Eestist osalevad 5 tiimi ja peale meie osalevad ka mitmed tiimid Venemaalt, Soomest, Hollandist, Tšehhist, Valgevenest ja Moldovast. Kui tihti te üldse käite välismaal võistlemas? Tegi teinevad. Praegusel hetkel väga harva, sest koroona on. Aga muidu ikka oleme paar korda aastas käinud. Hästi. Ja see on siis selline suur võistlus, kas teie ootused on kõrged? Jaa. Kui kaua te olete valmistunud selle jaoks? Paar kuud. Okay. Aga kus ja millal te olete üldse saanud trenni teha sellel COVID-i ajal? No, me oleme väga õnnelikud ja tänulikud, et me oleme saanud jätkata trennide tegemist päriselus. Nii et oleme teinud oma kodusaalis 5 korda nädalas trenni umbes. Okay. Ma saan siis aru, et nagu osad teised rühmad on teinud Zoomis või mingi arvuti taga, kas te olete saanud teha koha peal? Kas see on nagu midagi eriline tunne, et te saate teha seda koha peal? Jah. Kas on nagu kõrgemad sellised ootused ka teile sellepärast, et teie saate seda koha peal tegelikult teha? Kas teil on nagu mingi pinge sellest näha? Võib-olla natuke on, aga samas ma arvan, et kuna kõik, kes sinna Euroopa meistrivõistlustel teised lähevad, on ka saanud teha trenne saama sinna meie. Ega me eriti eelistame. Jah, sellepärast me eelistame. Aga rääkige mulle oma kavast. Ma ei tea võimlusest suurt midagi. Võimlemine on õige sõna. Et kas on tähtis, et kaval on mingi mõte? Et millest teie kava räägib? Muidu on tähtis küll, sest et kui on nagu paika pandud lugu, mis kava nagu taga on, siis saab emotsioone ja kõike seda ja artistlikkust ja kõike seda nagu selle järgi teha. Räägi edasi, mis meie kava räägib. Aga meie kaval sellist otsest lugu ei ole, aga seda saaks kirjeldada kui mänguline salakaval ja siis eriti kava lõpupoole natuke James Bondilik ka. Jaa, ma nägin teile täitsa spioonid seda. Aga kas teil on nagu kava koosneb mitmest loost või ühest loost? Kas on nagu kokku lõigatud midagi või? Mitmest jaa, sest et lõpus on see nii-öelda muusika või noh, meil on kava nagu muusika on mitmekesiline ja siis muusika vahetuses vahetuvad ka emotsioonid ja kõik sellised asjad. Okei. Aga meeldib teile see muusika? Jaa. Kas te ise saite ka midagi valida? Ja meil anti valikuid nagu milliste muusikate vahel me tahame nagu, milline meile rohkem meeldib. Ja see muusika lihtsalt sobis meile kõigile väga hästi. Ja see on hästi hea, et me saame selles muusikas hästi palju erinevaid emotsioone näidata samal ajal. Et see on siuke mitmekesine. Aga peale teie, kes on veel selle kava autorid? Kava autorid on Elina Koralašvili ja osaliselt ka Irene Tarv. Põhiliselt Elina. Ja kes on teie treenerid? Meie treenerid on Irene Tarv ja Valeria Tšernomorova. Vahest on ka Tatjana Juusep ja Heili Parras. Heili Parras. Okei. Ja on nad head treenerid? Jaa. Ma vaatasin, nad olid päris nõudlikud. Et kas see on hea, et nad on nõudlikud? Jaa. Niimoodi siin parimaks, et sa ei saa alati komplimente ainult anda, vaid peab parandusi ka ikka andma, et siis paremaks olla. Aga kas mõnikord ajab närvi ka, et ma ju teen nii, nagu ma suudan ja siis nagu... Eks ikka päevaselt. Jah, okei. Ma me proovid. Kui mitu korda nädalas trenni teed? 5 korda nädalas. Tavaliselt. Aga kas see nagu täna oli teil selline tavaline trenn? Leebem. Täna oli leebem, jah. Ma ikka vaatasin, te hingeldasite päris kõvasti. Muidu treener on purjema. Täna oli natuke leebem. Aga no, ma
vaatasin, et tegite nagu vist vahepeal pause. Jah. Ehk siis nüüd võistlustel te peate tegema terve selle kava otsast lõpuni ilma pausideta. Kui raske see on teie jaoks? aga trennis on kindlasti raskem, aga me võistlustel lihtsalt teame, et see adrenaliini hoog tuleb ka ja siis on see palju lihtsam kava teha. Sa ei tunne seda raskust. me ise ka klassi vahel üllatume, et vau, seda oli nii palju lihtsam teha kui tegelikult trennis. Okei. Jah. Aga kas te tunnete, et kas vahepeal on niimoodi, et te ei taha trenni tulla? Mis te siis teete? Millal te viimati ei käinud trennis? kuna võistluste pärast on veel vaja, siis jah. paar kuud tagasi. Võib-olla. aga selleks peab ikka suur mõju põhjus olema, et ja viimased 2 kuud me oleme kõik suhteliselt trennis käinud, siis me teame, et see on väga oluline võistlus, nii et me ei tohi. muidu kõik käivad, kui mingit väga suurt mõjuvat põhjust ei ole, siis me käime ikkagi trennis, isegi kui ei taha tulla. mul valikut ei ole. Okei. Aga kas teil on veel mingeid teisi hobisid kooli kõrvalt peale iluvõimle? Jah. Need on hästi erinevad. ega väga midagi eriti ei jõua. ja see võimlemine võtab palju aega ja siis sellepärast on ajapuudust ja siis väga ei jõua, aga midagi. Okei. Aga kui kaua te olete tegelenud iluvõimlemisega? meie rühmana saab see aasta 4 aastat meie nagu koosseisus, aga me ise lapsed saadik enam. kõik on enam-vähem omased ja 10 aastat. 11 aastat. Ja mis te arvate, kui kaua teil on võimalus veel tegeleda sellega? no nii kaua. mõned aastad võib-olla, aga keha veits streikib selles osas. seenioriklassi nüüd tahaks ikka välja jõuda, aga kunagi ei tea, mis vahepeal juhtub. Seenior on siis nagu see kõige vanem klass või? jah. Okei. Aga kas te loodate tulevikus pärast seda, kui te olete oma võimlemiskarjääri otseselt sportlasena ära lõpetanud, kas te loodate ka edaspidi tegeleda või noh, kuidagi seotud olla iluvõimlusega? mingil määral võib-olla, aga see oleneb huvidest kindlasti. nagu kui on huvi tegeleda niisuguse spordiga, siis jaa, võib-olla, aga oleneb, kunagi ei tea, mis tujud tuleb. Jah. Oota, ja mis klassis te käite praegu? 8. Okei. Okei. Mind lihtsalt võitas. Okei. Ja siis ma mõtlesin seda, et te ütlesite, et 4 aastat olete nagu rühmana teinud. Kas enne seda tegite siis individuaalselt? ei, enne meil pandi 2 rühmast kokku. ja enne seda me olime 2 erinevat rühma. Okei. ja võimlemises on A ja B grupp, mis tähendab, et B on nii-öelda madalam ja A on kõrgem ja alguses olid mõlemad grupid D-s ja siis meid pandi kokku A-rühma või gruppi. Kooliti sealt B-rühmast. Jah. Aga ühesõnaga, et tulevikus te ei tea, kas te tahate edasi tegeleda iluvõimlemisega, aga kui te saate kunagi lapsed, kas te tahaksite panna enda lapsed iluvõimlemisse? Väga oleneb. kui ta ise tahab seda, kui talle endale meeldib see, siis jaa, muidugi. võimlemine annab selles suhtes hea põhja, et sa saad nagu, kui sa oled nagu hea võimleja, siis sul on nagu nii-öelda vormi kõigeks teiseks ka, nii et see mingil määral kindlasti oleks see kasulik neile, aga samas kunagi ei tea. Ja mis te arvate, mis on kõige parem asi, mis te olete saanud iluvõimlemisest? Teha selline vorm. Oskus. jah, sõbrad. Ja mis saab pärast võistlust? Kas te lasete lõdvaks või me peame kooliga natuke järgi jõudma ja siis algab uuesti töö ja järgmised võistlused. Kas teil on laagrid ka? Suvelaagrid. Kus te käite laagris? Matsal ja Kääriku. Ja ma käisin just Matsal, seal on väga lahe. Okei. Ja kui pikalt te teete neid laagreid tavaliselt? üks on nädal aega ja teine on 10 päeva. Okei. Ja mitu korda nädalas te siis seal trenni teete? Või nagu mitu korda päevas pigem? 2 või 3. Okei. Ja need on siis nagu mingi 2-tunnised trennid või? 3.
kõrged ootused teil on selleks võistluseks? Kas te peate ennast favoriidiks? Miks nii? sest on väga palju rühmasid, kes on selles meie nii-öelda vanusegrupis maailma parimad ja nendega võistelda ja neid võita on Väga raske. natuke võimatu. praeguseks ajaks. aga kuidagi mingil määral ikka nagu enda osas on see, et nagu, et ise tahaks teha nii palju kui saad ja kui ei tee, siis on ikkagi nagu natuke pettumus, aga muidu on kõik hea. ja meil ei ole selleks võistluseks selline ootus, et jaa, lähme sinna ja võidame esimese koha, vaid pigem, et teeme parima katse, mis me oleme siiani teinud ja siis me oleme saame üldse võistelda, me saame üldse minna. ja me saame üldse minna ja päriselt võistelda. aga mis on olnud teie kõige edukam võistlus siin teinud meelest? Tallinna meistrivõistlused Eesti meistrivõistlused 2017 aastal. ja siis 2018. Mis siis juhtus või mis siis sai? Mitmendad te olite? Eesti meistrivõistlused. Palju õnne tagantjärele. Ja siis mind huvitas veel see ka, et kas teil on keegi nagu grupi liider? treener. Okay. Ehk siis te kõik peate ennast nagu võrdseks siin grupis, et keegi ei ole ees, kes ütleb, et okei, kuulame ainult teda. treenerit. Minu nimi on Rebecca. Ma olen Laura. Minu nimi on Mari. ma olen Pärli. Minu nimi on Adriana. Ma olen Miia Parle. Ma olen Käti. ma olen Iiris.